Jälgime suurt uudist ühes suurt tähelepanu pälvinud kohtuasjas. Anna Kepneri kasuvend on vahi alla võetud. Timothy Hudson on olnud vabaduses sellest ajast peale, kui ta väidetavalt seksuaalselt ründas ja tappis oma 18-aastase kasuõe Anna Kepneri möödunud aastal perepuhkuse ajal kruiisilaeval. Aga meil on just saabunud uued üksikasjad selle kohta, miks ta nüüd trellide taga on ja mida see tähendab selle häiriva, väidetava perekonnasisese vägivalla juhtumi puhul merel. Me käsitleme Law and Crime'i esitatud juhtumit. Mina olen Chris Stewart. Olgu, see on selle loo jaoks suur uuendus. Te võite mäletada, et Timothy Hudsoni viimasel kohtuistungil ütles seda juhtumit föderaalkohtus jälgiv kohtunik. Enamikes olukordades ei oleks isegi küsimust, kas keegi peaks olema eelvangistuses, arvestades süüdistusi ja talle esitatud süüdistusi. Aga kuna Hudson on vaid 16-aastane, muudab see asja keerulisemaks. Kuid täna õhtul muutus see kõik oluliselt, sest Timothy Hudson on nüüd väidetavalt Florida Citrus County vanglas, millest teatas esimesena Orlando West Television. Citrus County asub Tampa põhjaosas ja see paikneb Florida laherannikul. See on video, mida te võite mäletada, kus Timothy Hudson saabub sel kuul varem Miami föderaalkohtusse kautsjoni arutamisele. Hoolimata mõrva ja seksuaalse rünnaku süüdistustest 16-aastane Bon kuni viimaste tundideni, mil me just teada saime, ta elas Florida laherannikul ühe pereliikme juures kohtu poolt määratud tingimustel. Ta ei ole seni veel vanglas olnud. Kuid 10. juunil esitatud ja just avalikustatud kohtuasi näitab, et selle juhtumi eest vastutav föderaalkohtunik ütles, et Hudson peaks olema vanglas kuni kohtuprotsessini. Dokumendis on kirjas, tsiteerin, siin süüdistatava käitumisega kaasnev oht, väidetav esimese astme mõrv ja raskendatud seksuaalne väärkohtlemine noore naise ning süüdistatava kasuõe suhtes, kui nad viibisid koos kitsastes oludes merel laeval, on iseenesest piisav põhjus vahi alla võtmiseks, kirjutab föderaalkohtunik. Ta jätkab, et nüüdseks täisealiseks kuulutatud süüdistatav, kelle suhtes on põhjendatud kahtluse alusel esitatud süüdistus tahtlikus inimese tapmises ja ohvri seksuaalses ründamises. Seda tees kujutab ta endast ohtu nii endale kui ka teistele ning ükski liikumiskeeld, jälgimisseade ega hooldusasutusse paigutamine ei suuda seda ohtu piisavalt ohjata. Hudson elas kohtuprotsessi ajal ühe oma pereliikmega. Alguses esitati talle süüdistus alaealisena tema vanuse tõttu ning kogu juhtum oli selle ajani salajane. Kuid siis viidi tema juhtum föderaalsesse täiskasvanute kohtusse ning talle esitati äärmiselt tõsised süüdistused koos väga häirivate väidetega tema vastu. Teda süüdistatakse oma kasuõe Anna Kepneri kägistamises surmani kajutis, kus nad viibisid sellel kruiisilaeval perepuhkuse ajal, mis tegi mitu peatust Kariibi mere piirkonnas. Teda süüdistati ka Anna Kepneri seksuaalses ründamises. Eelvangistuse istungil, kus prokuratuur väitis, et ta on nende süüdistuste põhjal ohtlik, väitis Timothy Hudsoni kaitse, et ta peaks saama jätkata elamist oma onu juures, sest ta ei olnud rikkunud ühtegi tingimust, mis talle noorteõigussüsteemis kehtestati. Nüüd, kui Timothy Hudson on enne kohtuprotsessi vanglas, mida see tähendab selle loo järgmiste sammude jaoks? Hiljuti on avalikustatud dokumendis esitatud ka üksikasjalikum ajakava süüdistustest, mis näitab, mida FBI väidetavalt sellel kruiisilaeval leidis. Vaatame seda lähemalt. Selle loo mõistmiseks pead minema tagasi algusesse ehk eelmise aasta 2. novembrisse ja just siis astusid Anna Kepner ja tema pere Miami's Carnival kruiisilaevale. See pidi olema tore puhkus. Aga selle kruiisilaeva elamistingimused väärivad selles loos kindlasti tähelepanu. 18-aastane Anna jagas kajutit oma 13-aastase poolvenna ja 16-aastase kasuvennaga. Ja selle 16-aastase nimi on Timothy Hudson. Nüüd, koridori teisel pool olid Anna isa Christopher Kepner ja tema naine nimega Chantel, kes oli Timothy Hudsoni bioloogiline ema. Ja seal olid ka 2 Anna kasuõde alaealised, kes viibisid koos vanematega toas. Tundub, et suuremas osas kulges see kruus nii, nagu võiks oodata. Perekond sõitis selle laevaga mitmesse Kariibi mere sihtkohta, näiteks Cozumelisse, Mehhikosse. Aga siis 7. novembril muutub see lugu tragöödiaks.
dokumendid näitavad, et meeskonna liikmed läksid tol hommikul puhastama kajutit 8343 ja just siis leidsid nad 18-aastase Anna Kepneri surnukeha. Uurijate sõnul oli ta mäitud teki sisse ja topitud oma voodi alla. Nad kirjutavad, tsiteerin, tundus, et keegi oli püüdnud teda varjata. Seejärel kutsuti FBI, sest nemad tegelevad selliste uurimistega kruiisilaevadel ja rahvusvahelistes vetes. FBI tuli laevale, nad küsitlesid pereliikmeid ja siis vaatavad nad laeva valvekaamerate salvestisi. Ja see on väga oluline. Agentid rääkisid ka Anna poolvennaga, selle 13-aastase poisiga, kes jagas tuba Anna ja mõrvas kahtlustatava Timothy Hudsoniga. Pärast õhtusööki, õhtul kui Anna suri, läks ta tagasi tuppa, sest väidetavalt ei tundnud ta end hästi. Aga siis üritab 13-aastane poiss samasse tuppa tagasi minna, et magama minna. Ja ta ütleb, et kui ta avas selle kajuti ukse, siis T, keda me nüüd teame kui Timothy Hudsonit, sirutas käe välja, et takistada ukse avanemist ja ei lubanud alaealisel tunnistajal sisse minna ning hüüdis, oota, ära tule sisse. See on kahtlane vähemalt öeldes, aga ma ei usu, et keegi oleks tol hetkel osanud oodata, mis toast leitakse ja seda lugu, mida me oleme nüüd juba kuid kajastanud. Nüüd ütles see 13-aastane tunnistaja, et kõik kajutituled olid tulemas ning vannitoa ja garderoobi uksed olid lahti. Väidetavalt sundis Hudson 13-aastast ootama kajuti ukse taga koridoris. Mõne aja pärast lasi ta tal sisse tulla. Seega esitab FBI ajajoone sellest, mida nad väidavad, et Hudson tegi, tuginedes sellele jälgimiskaamera videole. Ja see on uskumatult oluline, kui mõelda sellele, millise juhtumi prokurörid esitavad. Seega, kell 19.35 õhtul, mil Anna Kepner sureb, väidavad dokumendid, et Timothy Hudson läheb sinna kajutisse, mida ta temaga jagas. Siis 3 minutit hiljem kell 19.38 nähti, kuidas Anna Kepner läheb kajutisse. Ja see on viimane kord, kui võimude sõnul teda elusana nähakse. Seejärel kell 7.51 proovib Anna, 13-aastane poolvend, tuppa siseneda ja lahkub kiiresti. Seejärel kell 22.13 Timothy Hudson lahkub kajutist üksi. Uurijate sõnul toimub järgmise tunni jooksul selles toas palju liikumist sisse ja välja. Tsitaat. Kajuti ukse avamisel kell 22.13. T, kes on Timothy Hudson, on nähtud koridoris vasakule ja paremale vaatamas, justkui kontrolliks, kas keegi on koridoris. Ja siis ta väljub kajutist 8343. See on ainus kord, kui Hudson teeb seda liigutust kajuti uksest väljudes. Dokumendid näitavad, et Hudson käib kajutist sisse ja välja veel 2 korda ajavahemikus 10.10.12 kuni 10.10.49. Seejärel kell 10.53 paneb ta uksele privaatsussildi. Seejärel läheb ta tagasi kajutisse veidi pärast kella 11 õhtul ja siis veidi hiljem kell 11.21 läheb alaealine poolvend kajutisse ning ta ütles FBI-le, et ta ei näinud oma õde kajutis. Ta lahkub paar minutit hiljem kell 11.23. Hudson käib väidetavalt kajutis sees ja väljas kell 11.44 ning vahetult pärast südaööd kell 12.09. Seejärel näete 13-aastast, kes üritab kajutisse sisse pääseda. Ja just siis ütleb Timothy Hudson talle väidetavalt, et ta ei tohiks sisse tulla ning sunnib teda koridoris ootama. Seejärel läheb ta tuppa ja väidetavalt magab. 13-aastane selles kajutis teadmata, et tema poolõe keha on voodi all. Hudson on väidetavalt öelnud pereliikmetele, et ta ei mäleta, mis juhtus sel ööl, kui Anna suri. Aga siis tekib küsimus, kui kuulete tema liikumistest sel ööl, kui Anna suri, kui tugev argument see üldse olla saab. Samuti kuulete sellest, mida ta tegi Anna mobiiltelefoniga, millest me kohe räägime. See võib samuti olla kaitsele äärmiselt kahjulik. Järgmisel hommikul pärast seda, kui Anna väidetavalt tapeti, leitakse tema surnukeha. Dokumendid näitavad, et kell 11.27 hommikul nähti Timothy Hudsonit jalutamas mööda kajutist, kus meeskonnaliikmed püüdsid välja selgitada, kuidas see noor naine suri. Ja kui see on tõsi, mida Timothy Hudson väidetavalt tegi, siis see on tõeliselt kõhedust tekitav. Dokumentide kohaselt, tsiteerin, ei tee ta mingit pingutust vaadata ega näha, mis sees toimub, kuigi nii palju inimesi on endiselt kajutis ja uks on lahti. Ta vaatab otse ette ja kõnnib minema. Sa peaksid mõtlema, et kui toas, kus sa oma perega viibid, oleks suur segadus, siis sa vähemalt vaataksid sinna.
või siis, kui sa väidetavalt juba teadsid, mis oli juhtunud noore naisega, kellega sa seda tuba jagasid. Nüüd, rääkides Annast, dokumenteeris ta suure osa oma elust sotsiaalmeedias, näiteks TikTokis. Ja nagu paljudel teismelistel, oli tal alati telefon kaasas. Kuid pärast seda, kui tema surnukeha leiti, ütlesid võimud, et mobiiltelefon oli kadunud. FBI sõnul leidsid nad tema telefoni laeva leiubüroost. Üks meeskonnaliige ütles, et leidis selle prügikastist ning tundus, et telefon oli kahjustatud ja puruks löödud. Nüüd, uurijate sõnul on siin veel mõned üksikasjad. Valvekaamera salvestis väidetavalt näitab, kuidas Timothy Hudson lahkub kajutist hommikul kell 9,26 päev pärast Kepneri tapmist. Seejärel naaseb ta kell 9,48 hommikul. Seejärel lahkub ta kajutist uuesti kell 9.50 ja võimude sõnul tundub, et tal oli midagi käes. Võimud jälgivad teda seejärel kaamerapildil. Kui nad jälgivad seda valvekaamera salvestist, näevad nad, et kell 9.52 hommikul pistab Timothy Hudson väidetavalt käed samasse prügikasti, kust hiljem leitakse Anna Kepneri telefon. FBI-l on lisaks valvekaamera salvestistele ka Anna telefoni GPS-andmed ning nad näevad, milliste laeval olevate ruuteritega see ühendub. FBI väidab, et nad jälitasid seda telefoni ja leidsid, et see liikus mööda sama teed, mida Timothy Hudson väidetavalt kasutas prügikastini jõudmiseks, mis tähendab, et ta võttis väidetavalt Anna telefoni pärast seda, kui ta oli ta väidetavalt tapnud ja viskas selle siis prügikasti. Dokumendid kirjeldavad seejärel üksikasjalikult, kuidas võimud avastasid, et Anna Kepner oli seksuaalselt rünnatud. Nüüd, selle loo osa üksikasjad on minu arvates väga olulised selle juhtumi ja Timothy Hudsonile esitatud süüdistuste seisukohalt, kuid ausalt öeldes on need siin arutamiseks lihtsalt liiga graafilised. Aga mis puudutab DNA-d, siis selles juhtumis on toimunud suur pööre. Siin on see, mida me teame. Kohtuarst tegi Annale seksuaalvägivalla tõendite kogumise uuringu ja uurijate sõnul leiti vatitampoonilt väidetavalt Timothy Hudsoni DNA. Aga siin tulebki pööre. Samuti leiti vaste isikule, keda võimud nimetavad nendes dokumentides teiseks alaealisest tunnistajaks ning nad ütlevad, et see on poiss, kes elab teises osariigis. Ja nad ütlevad, et ta oli Annaga sellel kruiisil vahekorras. Praegu ei ole selge, millised on selle isiku ümber valitsevad asjaolud ja kas see võiks tekitada kahtlusi selles, mis juhtus. Videos on näha ainult turvakaamera salvestist. Hudson, 13-aastane poolvend ja Kepner lähevad sinna tuppa. Ja siis on poolvend, kes on DNA allikana välistatud. Kohtuarst ütleb, et Timothy Hudson olevat enne Anna surma teda seksuaalselt rünnanud. Timothy Hudsoni kinnipidamiskuulamisel ütles kohtunik, kes seda juhtumit juhib, et osa põhjusest, miks ta sel hetkel Hudsonit vahi alla ei võtnud, oli see, et Hudsoni vanust arvestades tuli talle veel sobiv asutus leida. Kohtunik mainis ka, et ta soovib leida koha, mis oleks tema perekonnale suhteliselt lähedal, mitte Miami-Dade'i maakonnas asuv asutuse, kus kuritegu väidetavalt toime pandi. Ja tundub, et see vastab tõele, sest väidetavalt viibib ta praegu Citrus County vanglas. Nüüd, kui Hudson on vahi all, mis saab edasi? Rääkisin Palm Beachi maakonna endise osariigi prokuröri Dave Ehrenbergiga enne kui Hudson vahi alla võeti, et arutada, kuhu see juhtum edasi võiks liikuda. Eriti arvestades seda ajakava, mille FBI avalikustatud dokumentides välja tõi. Ta ütles järgmist. Liitub meiega taas Floridast, et sellest juhtumist rääkida Palm Beachi maakonna endine osariigi prokurör Dave Ehrenberg. Aitäh, et olete siin. Sa lugesid selle läbi, see on 145 lehekülge, kuid umbes 20 neist kirjeldavad tõesti konkreetset narratiivi, mille FBI selle juhtumi uurimisel kokku pani. Mis jäi sulle silma? Kui sa oleksid selle juhtumi prokurör, siis mida see tähendab Timothy Hudsoni jaoks? Mis mulle silma jäi, Chris, oli süüteadvus. Ja siin on sul süüdistatav, kes jäi kaamerasse, kui ta toast lahkudes mõlemale poole vaatas. Ja siis teed ta suuri pingutusi, et oma venda tuppa sisenemast takistada. Ta ütles, oota väljas, sest ta väidetavalt vahetas riideid. Ja vend pidas seda ebatavaliseks, sest kõik tuled olid põlemas, kardinad olid lahti ning oli selge, kes oli viimane inimene, keda ohvriga koos nähti. Aga rääkida süütundest, siis on ta kaamerapildis, kuidas ta laeva peal ringi kõnnib Anna Kepneri mobiiltelefoniga ja otsib kohta, kuhu see ära peita. Ja siis on ta mõnda aega seal, kus telefon peideti, asetades telefoni sinna. Kes veel teeks nii, kui mitte see, kes tappis Anna Kepneri?
Tead, teises osas järgmisel hommikul, arvan, et see oli umbes kell 9:30 või nii. See on siis pärast seda, kui meeskonna liikmed FBI andmetel leiavad tema surnukeha. Ja siis mõtled lihtsalt sellele segadusele, mis seal toimuks. Ja nad ütlevad, et Timothy Hudson kõnnib toast mööda ega vaata tegelikult sisse. Tead, see on ju tema tuba, millest nad räägivad. Ja ta lihtsalt läheb mööda ega vaata sisse, vaid vaatab otse ette, kui ta sellest möödub. Samal ajal võib kehakeel olla väga subjektiivne. See võib tähendada väga erinevaid asju, sõltuvalt sellest, millise nurga alt sa vaatad. Kuidas kohus tavaliselt sellistesse infokildudesse suhtub? Kui tõenäoline on, et midagi sellest jõuab kohtuprotsessile, kus vandekohtunik võib seda vaadata ja öelda, et võib-olla ta vaatab mingil põhjusel teises suunas või vaatab ruumist välja, sest midagi muud toimus? Kui asi on nii subjektiivne, kui tõenäoline on, et need asjad jõuavad sellesse, mida prokurörid tahavad öelda? Küsimus on selles, kas see on asjakohane tõend. Kui on, siis see võetakse arvesse. Ja siis on vandekohtunike ülesanne pusle kokku panna, ehk pusletükid. Teate ju, kes oli viimane inimene, keda nähti koos Anna Kepneriga. Ja siis on muidugi kõik kohtuekspertiisi tõendid. Teil on kõik tõendid tema mõrva ja seksuaalse rünnaku kohta. Aga kui rääkida süütundest, siis jah, te näete teda videol ringi hiilimas ja otsimas prügikasti, kuhu tema telefoni ära visata. Ja siis on ta seal, kus tema telefon leiti. Tema oli see, kes selle sinna pani. Te näete teda kaamerast mõlemale poole vaatamas, et veenduda, et keegi ei näe teda sealt lahkumas. Ta oli selles toas tundide kaupa üksi koos Annaga. Ta ei näe Annat enam kunagi. Ma mõtlen, siin on nii palju tõendeid. See on, ma arvan, kaitsel saab olema raske väita, et see võiks olla keegi teine. Välja arvatud see, et oli olemas kellegi teise DNA tõend, kes ilmselt seksis Annaga kruiisil. Aga samal ajal võib see olla kasulik ka süüdistusele, sest see annab motiivi. Miks keegi peaks niimoodi endast välja minema? Sul on keegi, kellel oli pikk ja sügav kiindumus oma kasu eesse ja siis ta vihastas, kui sai teada, et ta oli kruiisil teise mehega. Ja see oligi see, mis ajendas teda seksuaalselt ründama ja siis kägistama, kuni tema kuulmekiled purunesid. See on õõvastav ja see nagu, ma küsin sinult natuke Timothy Hudsoni eelkohtumenetluse korralduse kohta, sest ma mõtlen, ta on ju alles 16-aastane, ma saan sellest aru. Aga see, millest teda süüdistatakse, on lihtsalt jäle. See tõesti on, leebelt öeldes. Kajutis endas pole kaamerat. Me näeme palju liikumist sisse ja välja ja me teame, mida on väidetud kohtuarsti raporti põhjal. Aga suur probleem see prokuröride jaoks on, sest samal ajal, kui sa oled tõesti hea kaitsja, siis sa võiksid luua selle alternatiivse reaalsuse, selle alternatiivse loo sellest, mis juhtus. Ja tegelikult pole mingit tõendit selle kohta, mis toas sees juhtus. On ilmselge, et Anna Kepner kaotas oma elu, aga mis puudutab seda, mis enne juhtus, kas oli tüli, kas miski oli vastastikusel nõusolekul, siis pole ühtegi videot, mis tõestaks, et seda ei juhtunud. Võid kindel olla, et kuna Anna seest leiti süüdistatava DNA, siis väidetakse, et seksuaalne vahekord oli vastastikusel nõusolekul. Ja ma ei tea, mida nad mõrva kohta ütlevad, aga seksuaalse rünnaku süüdistuse kohta väidetakse kindlasti, et tegu oli vastastikusel nõusolekul toimunuga. Aga tõendid räägivad sellele vastu, sest tema aluspesu leiti tema seest kokku surutud kujul. Ja see on kooskõlas agressiivse vastutahtelise seksuaalse rünnakuga. Samuti suri ta kägistusvõtte tagajärjed. Ma mõtlen, et see oli nii intensiivne, nii jõhker, et tema kuulmekiled lõhkesid ning kaelal ja kõrvaümbruses olid tugevad verevalumid ja jäljed. See ei olnud lihtsalt vastastikusel nõusolekul toimunud seks. Ma ei usu, et keegi võiks seda väita. Lisaks, tead, sul on ka Anna endise poissõbra tunnistus, kes ütles, et see süüdistatav oli varem Anna suhtes kummaliselt käitunud, et ta oli temast kinnisidees ja Anna teadis seda. Ja ometi tundub, et perekond lihtsalt pöörab piigu kõrvale, kui see kõik toimub. Ja tead, sa kuuled, kuidas toad olid paigutatud ning vanemad olid lihtsalt teisel pool koridori. Aga siis on see kummaline dünaamika Anna ja tema kasuvenna vahel. Ja kuigi vanematel ja vanavanematel neis olevat suurepärane suhe, vähemalt vanavanemad ise ütlesid nii. Tundub, et nende tuttavate jaoks polnud see mingi suur saladus, et seal midagi toimus. Väga oluline tunnistaja näib olevat esimest korda nimetatud 13-aastaseks poolvennaks, kes viibis samas toas koos Anna Kepneri ja Timothy Hudsoniga.
kuidas mõjutab see, et ta käis tol ööl sisse ja välja? Talle öeldi ilmselt, et ta peaks mõneks ajaks toast eemal olema. FBI väidab, et ta tegelikult magas selles toas, kus Anna keha oli voodi all, mis on samuti lihtsalt hirmutav. Kuidas tema roll mõjutab seda, kuidas lugu kohtus jutustatakse? Ta on tunnistaja, sest just talle ütles süüdistatav väga kummalisel moel, et ta tuppa ei läheks. Ta elas seal samuti. Ja kui vend üritas tuppa siseneda, mõtles süüdistatav välja mingi loo, et ta vahetab riideid ja blokeeris siis ukse. Ja siis arvas see 13-aastane, et see oli ebatavaline, sest kõik tuled põlesid, uksed olid lahti ja ta lihtsalt meenutas, kui kummaline see oli. Nüüd võib kaitse püüda teda süüdlaseks teha, aga tema ei olnud viimane, keda nähti Annaga. Tema ei olnud see, kes üritas oma tegusid varjata. Tema DNA-d ei leitud Annast. See oleks lihtsalt lootusetu. Ma arvan, et nad kaotaksid vandekohtu silmis usaldusväärsuse. Ma arvan, et nad püüavad süüd lükata suvalise inimese peale laeval, kellega Anna seksuaalvahekorras oli. Aga samal ajal arvan ma, et ka see oleks mõttetu ettevõtmine, sest pole ühtegi tõendit, et ta oleks toime pannud mingit vägivalda peale Anna nõusolekul toimunud vahekorra. Nad proovivad igasuguseid asju, et näha, kas midagi jääb külge. Aga tõendid süüdistatava vastu on nii veenvad. Mida sa selles olukorras kaitseadvokaadina teed? Ma tean, et saaks luua kaitse, et see oli vabatahtlik. Tead, on olemas igasuguseid erinevaid kaitseid, mida võiks kasutada, aga praeguses olukorras tundub, et kui võrrelda seda FBI süüdistustega, see lihtsalt ei tundu, et see oleks tõhus, see oleks pigem viimane meeleheitlik katse. Tundub, et mida kaitseadvokaat praegu üldse teha saab? Selle noore kliendiga, kes seisab silmitsi väga-väga raske juhtumiga, mis tundub dokumentide põhjal üsna vettpidav. Õige. Noh, sellepärast olengi ma kaua olnud prokurör ja alles hiljuti kaitseadvokaat, sest neid asju saab olema raske selgitada. Aga nad võivad proovida lihtsalt nõuda prokuratuurilt tõendamiskohustuse täitmist ja seda öelda. Kuigi võib olla tõendeid seksuaalkontakti kohta, ei tõenda DNA tõendid, millal seksuaalne tegevus toimus ega kas see oli vabatahtlik. See ei tõenda, kas see oli seotud surma põhjusega või kes põhjustas surma. Nad võivad proovida väita, et seda tegi hoopis teine mees laeval või 13-aastane vend, mil kõigil oli ju sama kajut, eks? Ja tal oli juurdepääs 13-aastasele. Nad võivad öelda, et ka meeskonna liikmetel oli kajutile juurdepääs ja nad saavad vaadata, kas süüdistuse ajajoon tõesti välistab kõik teised. See ongi see asi. Sa pead süü tõendama ilma mõistliku kahtluseta. Vaja on vaid üht vandekohtunikku, kes jääb eriarvamusele. Ja see tähendab ummikseisu jõudnud vandekohut. On küll, jah. Ma mõtlen, aga see tundub ka tõesti keeruline, kui turvakaamera salvestis näitab, et Anna Kepner läheb tuppa, Timothy Hudson läheb sisse. Sul on see 13-aastane, aga tundub, et vähemalt FBI usub tema lugu. Ta on ka 13. See on ikka väga-väga noor. Kui rääkida kohtueelse menetlusega seotud asjadest, siis eelmisel nädalal nägime, kuidas Timothy Hudson läks kohtusse ja tal lubati koju minna. Mis sa arvad selle põhjal? Ma saan aru, et ta on 16, aga arvestades, kui jõhker see mõrv oli, mida sa arvad sellest, et kohtunik lubas tal jätkuvalt oma onu juures elada? Tead, ma arvan, et siin on natuke inertsust, sest kogu selle protsessi vältel oli ta kohtueelsel vabadusel ja ei olnud rikkumisi toime pannud, mis tegi kohtunikule lihtsamaks öelda, et jätkame samal viisil. Samuti ei ole ta tegelikult põgenemisohtlik. Ma mõtlen, ta on alaealine, tal ei ole ju oma eralennukit. See pole nagu Didil, kes võib lihtsalt kellelegi helistada ja saada lennuki, mis talle järele tuleb. Tal ei ole varasemaid süütegusid ja seetõttu ei kujutada kogukonnale tegelikult ohtu. Ja ma saan aru, et kuigi see on väga tõsine kuritegu, siis nad ei pane teda enne kohtuprotsessi vanglasse või aresti. Teine oluline asi on tema vanus. Ja ma arvan, et kõik need asjad kokku siiski võid ta ikkagi vangi minna, kuna teda süüdistatakse jõhkras mõrvas ja seksuaalses rünnakus. Tavaliselt, kui täiskasvanud süüdistatakse sellistes asjades, siis teda hoitakse enne kohtuprotsessi vahi all. Aga kuna ta on alaealine, kuna ta on siiani vabaduses olnud ega ole ühtegi tingimust rikkunud ja kuna tal tegelikult ei ole vahendeid põgenemiseks, siis ma arvan, et on suur tõenäosus, et ta jääb oma praeguse staatuse juurde. Või võib-olla karmistavad nad tingimusi ja määravad talle koduaresti. Aga ma näen, et see võib juhtuda, teda koheldakse teisiti kui täiskasvanut.
ja ma arvasin, et see oli huvitav. Kohtunik ütles otse välja, et kui ta oleks vanem, siis ei oleks küsimustki, kas teda hoitakse eelvangistuses või mitte. Aga ma ei usu, et sa saad lihtsalt eirata fakti, et ta on 16-aastane. Veel üks osa sellest loost, millest räägiti, oli igasugune pretsedent või kohtupraktika, mis sellega seotud on. Muidugi ei ole see esimene kord, kui kruiisilaeval midagi halba juhtub. Aga kas on midagi? Ma mõtlen, kui ainulaadne see juhtum on. Natuke nagu samm tagasi astuda. Me oleme sellest palju rääkinud. Ma mõtlen, kas sinu arvates on mõni juhtum, mis sarnaneb sellega, millega me praegu tegeleme? Huvitav, jah, kõigel on alati mingi Florida seos. Nii see paistab olevat, jah. õige, Florida seos on olemas. Mis selle nii ebatavaliseks teeb, on see, et kruiisilaeval ei näe selliseid vägivallategusid. Näed inimesi üle parda kukkumas, seda oled näinud. Aga samuti ei näe sa sageli föderaalprokureeride sekkumist alaealiste juhtumitesse. Enamik sellistest juhtumitest on osariigi prokuröride menetleda, nagu minu endine töö. Aga kuna see juhtus rahvusvahelistes vetes, kuulub see föderaalvõimude pädevusse. Ja nii tegelevad föderaalid alaealisega. Ka see on haruldane. Ja just sellepärast on see nii palju tähelepanu pälvinud. Nende asjaolude tõttu, sest see on nii mitmel moel erakordne. Aga loodetavasti seatakse siin õiglusjalule. Ma arvan, et osa põhjusest, miks see meid nii paelub, on ka selles, et sul on teadmatuses pereliikmed, kes lihtsalt võimaldasid sellel juhtuda, kellele näidati ohumärke. Ja ometi pandi nad kõik ühte tuppa kokku, samal ajal kui nad olid väljas, pidutsesid ja eirasid tegelikkust. Ja ma arvan, et see häirib paljusid inimesi, nagu see peakski. Ja sellega seoses, sest tihti sellistes juhtumites näed sa ka tsiviilpoole pealt näiteks ebaõiglase surmajuhtumit. Aga antud juhul, kuna tead, Hanna Kepneri isa oli kruiisil ja tema kasuema oli samuti kruiisil, kui sul on ohver ja sa vaatad mõningaid pereliikmeid, siis võiks väita, et nad panid Anna tuppa kellegagi, kes väidetavalt ta tappis. Ma mõtlen, et kes võiks tsiviilpoolelt esitada alusetu surmahagi? Kas selline asi üldse eksisteerib sellises olukorras, kus kahjuks on ohver siin? Tema pereliikmed oleksid need, keda süüdistatakse. Ja, no Annal on, ma arvan, et tal on bioloogilised vanemad ja siis tal on kasuvanemad. Nii et sul on, et sul on bioloogiline isa, ma usun, see on õige. Bioloogiline isa võiks esitada tsiviilhagi, sest see on tema tütar ja ta usaldas oma tütre ema ja kasuisa hoolde ning lõpuks tütar sureb. Nii et jah, ta võiks esitada hagi. Ta võiks isegi proovida esitada hagi Carnival Cruise Linesi vastu. Seda on raske teha, kuid just sellist negatiivset avalikkuse tähelepanu kruiisifirma ei pruugi soovida. Samuti oleks võib-olla saanud turvalisuse osas rohkem ära teha. Nüüd tundub, et laeva turvakaamerad aitasid selle juhtumi lahendada ja turvatöötajad tegutsesid. Kui said, kuid võib-olla oleks kruiisifirma saanud veel midagi teha. Ja see ongi tsiviilhagi teema. Jah, eks me näeme. Ma mõtlen, et ilmselgelt on veel pikk tee minna, kuni me selle loo sellesse punkti jõuame. Eks näis, mis edasi saab. Timothy Hudson on praegu vabaduses. Eks näis, kas ta lõpuks enne kohtuprotsessi vahi alla võetakse, aga tegemist on tõesti uskumatult kurva juhtumiga ja mõned uued detailid on siiski päevavalgele tulnud. Dave Ehrenberg, endine Palm Beachi maakonna osariigi prokurör. Aitäh nagu alati, et aitasid meil neid Florida juhtumeid lahti seletada. Me hindame seda väga. Aitäh, Chris! See ongi kõik Law & Crime'i poolt esitatud juhtumi kohta. Telli meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti oleme nüüd voogedastamas ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmine kord.